Tere tulemast vaatama, kuulama podcasti Jutukuubik. Jutukuubikus käivad erinevad külalised, jutustame olnust, olevikust kui ka tulevikust. Seda leiab pildiga YouTube'ist R33 Jutukuubik ning taskuhäälinguna Spotify'st Jutukuubik. Minu nimi on Reijo ja täna mul on siin külas luuletaja Laurito Merilo. Tere! Tere, Reijo! Nii, sina oled üks põnev persoon, täiesti uskumatu, kui see ka ei ole. Oled sa sündinud meil ja üles kasvanud Tallinnas? Seda küll jah, et mul on olnud mõned kõrvalpõiked siin Lääne-Virumaale ja Tartusse, aga põhimõtteliselt on ikka pealinna inimene, jah. Sinna Lääne-Virumaale ja Tartusse me veel jõuame oma jutujärjega. Koolis oled sa käinud, ma saan aru, muusikat õppimas? Just nii. Alustasin ma kunagi 6-aastasena Janseni koolist või ütleme Tallinna muusikakeskulist, mis oli siis Janseni Vabaduse väljaku, Vabaduse puiestee ääres selline tore metsade keskel kool Nõmmel. Elasime me ka tol ajal Nõmmel ja oli selline eluunistus oli viiuldajaks saada. Tõsi, kui ma muusikakeskkooli katsetele läksin, siis öeldi, et selliste lühikeste sõrmede ja paksude kätega viiuldajad ei ole olemas. Kuigi mul oli ka teine suur unistus oli hakata baleriiniks, siis see ka paraku ei realiseerunud. Oota, korra segan vahele. Väga huvitav nagu selles mõttes karjäärisoov, et kus selline idee üldse, et baleriiniks? No ma alati kujutasin ennast ette sellise Luikede järve tantsimas roosa kleidiga ja minu meelest see oli nii ilus, et tahtsin jah baleriiniks saada. See, kuidas nad Kiki Varvukil niimoodi tippisid, et see meeldis mulle ja avaldas kuidagi muljet, et tollal Vene ajal olid väga ilusad multikad ka, et Reijo äkki pärast lisab lingi, üks mu lemmikmultikaid, kus nõukogude ajal oli siis sinimustvalge seelik oli, või kleit oli tegelikult, pallikleit oli siis ühel printsessil seljas. See on see Vene tuhkatriinu ja üks laul oli seal eriti nunnu ja kuidas siis see tütarlaps seal keerleb niimoodi tähtede vahel ja see on nii muinasjutuline, et seda vaadates loomulikult iga poiss tahab ka omale sellist kleiti ja niimoodi tantsida. Et see baleriina armastus on mul tegelikult senimaani jäänud, lihtsalt see on pisut muteerunud, siis et ma ise enam baleriiniks ei taha saada, aga küll mulle meeldivad baleriinid. Aga see nagu selle peale ei tulnud, et meesterahvastel on ju, või poistel siis on ikkagi mustriietus ja ei ole roosat kleiti. Ei, see roosa on mul lemmikvärv lapsest saati olnud ja mina ei arva, et nagu oleks mingid meeste ja naiste värvid, et pealegi meesbaleriinid on alati balerunadeks on nagu kergelt sellised omasooiharad, et selliseks küll nagu saada ei tahaks, et ikka, jah. Aga jah, et kui muusikakeskkooli sai mindud, siis selgus, et baleriini ja viiuldajat minust ei saa, aga küll võib saada minust tšellomängija. Ja esimesed 8 aastat õppisingi siis muusikakeskkoolis tšellot. Tšello on siis nagu kontrabassi laadne toode või? Tšello on jah seal viiuli ja kontrabassi vahepeal suuruselt, et ta on selline vahepealne ehk siis ja käib jalgade vahele. Et kui mulle esimene tšelloga kätte anti, siis muusikakeskkoolis oli tol ajal selline pillide laenutus, siis iga alustav muusik sai omale siis instrumendi vastavalt suurusele ja siis neid vahetati kogu aeg. Ja siis mul on meelde jäänud veel kohe lapsepõlvest veel, et tšellot tuleb hoida nagu oma naist. Et mina muidugi ei osanud seda niimoodi hoida, et seda parandatud sai seda pilli kõvasti, mitte ainult ühte, vaid siis kõiki neid, mida ma seal aeg-ajalt kasutasin, et tavaliselt kippus nii olema, et nõukogude ajal olid need kollased Ikarus-bussid ja need olid hirmus täis. Ja siis, kui buss oli täis, siis pressiti lihtsalt see kotises tšello, pressiti puruks niimoodi, et roop läks kõigepealt tavaliselt katki.
ja tollel tšellokaste ei olnud nagu vähemalt nõukogude ajal, et isegi väga suured profid ja rikkad ja kuulsad profid käisid ikkagi sellises kas nahast või siis riidest koti sees oli pill. Viiuldelt olid kastid jah, aga tšellod ja kontrabassid kõik olid ilusti kottides. aga muusikut sinust siis ikkagi tundub, tuleb välja niimoodi ei saanud, et mis sellega sai siis? No kõigepealt oli, see on pikk lugu, et esimene asi on see, et ma olen nagu, kui me siin rääkisime mu hüpoteetilisest baleriinikarjäärist, siis lisaks sellele, et mu nagu füüsilised eeldused ei luba siis tippida Kiki Varbukil ja Roosa Kleidikesega, et siis mul on ka selline sünnipärane kohmakus, mis siis tähendabki seda, et miks ma seda rääkima hakkasin üldse? Muusikut ei saanud, aga ja tahtsingi küsida, et muusikust sinust ei saanud, et mis põhjusel siis? et kuna ma rääkisin siin vist oma baleriinikarjäärist ja sellest, et füüsiliste eelduste poolest ma nagu baleriiniks ei sobinud, küll aga on mul selline elevandilik või karulik kohmakus, siis teises klassis juba hakkasin ma tegema tindiplekke, kus oli kirjatehnikas oli vaja siis ilmselt puhtust pidada, aga võib-olla mõnedel inimestel, kes on vanemad, mäletavad veel, millised olid nõukogudeaegsed täitesulepead, said kaks kriipsu teha ja siis kolmas oli plekk ja teises klassis siis juba kirjatehnikas tekkis mul selline kahe seis, kus ma kirjutasin küll 2 vihikut ümber, aga oli ikkagi see 3 miinus oli kirjatehnika ja siis proua Laine Sermand kutsus mind enda juurde ja selle nimi oli tasemekomisjon, kuna muusikakeskul oli siis peeti eliitkooliks, seal käisid igasugused kuulsused, siis Sermand niimoodi klõbistas sõrmedega vastu lauda ja ütleski, et noh, mis sa oma noorest elust siis arvad? Ja seal tasemekomisjonis sain ma käia 4 korda lausa, kuni lõpuks 8. klassis mind siis koolist ka välja visati. Aga see ei olnud sugugi mu muusikakarjääri tipp, sest tegelikult ma lõpetasin vahepeal siis 9. klassi ära põhikooli, siis Kivimäe põhikoolis, mis on selline veel väiksem ja veel toredam mändide keskel asuv koolimaja, kus ma muide müts maha härra Kalju Kallaste eest, kes oli muusikakeskkooli matemaatikaõpetaja ja matemaatikaprofessor. Tema juures mul oli matemaatikas kogu aeg 2 seis. Kui ma läksin tavakooli, siis ma olin seal geenius, täis 5 praktiliselt, õppida üldse ei viitsinud eriti, aga 4 ja 5 tulid kogu aeg. Ja professor oli mu hüüdnimi seal koolis ja siis, kui ma olin põhikooli ära lõpetanud, siis ma läksin Otsa kooli, kus siis tekkis mõte hakata kontrabassi õppima, sest et olin vahepeal kasvanud ka ja tundus nagu loogiline vahetada tšello suurema pilli vastu ja kontrabass on siis see, mis on nagu inimesest pikem selline tummine instrument, et kui ma käisin ka laulu-tantsupeol seal saateorkestris mängimas, siis aeg-ajalt ikka kohtas selliseid hüüdeid, et pill, kuhu sa poisi viid. Ja Otsas ma käisin 2 aastat ja mõlemad aastad olin parim noor muusik. Seda ei olnud ka üldse keeruline saavutada, sest et esimesel aastal oli konkursi osavõtjate seas 1 kontrabassi mängija, kes olin mina. Ja teisel aastal oli vist 3, et kas siis 1 hulgast parimaks tulla või 3 hulgast parimaks tulla ei ole just eriti suur kunst. Pluss, et mul tol hetkel oli ka lisaks oma õpetajal oli ka üks PET-praktikat tegev konservatooriumi tudeng, kes siis jagas minu unistust. Tol ajal mul oli unistuseks mängida Dittersdorfi kontrabassi kontserti, mis on nagu tehniliselt äärmiselt keeruline heliteos ja mida tavaliselt mängitakse konservatooriumi lõpetamisel. Mina tahtsin seda mängida Otsa kooli esimesel kursusel, ehk siis umbes niivõrd kuivõrd 6-7 aastat enne õiget aega. Kas õnnestus? Niivõrd õnnestus, et selle kontserdi ma suutsin maha mängida väga hea kadentsiga veel, kusjuures
et ise olin õnnelik, kõik ahetasid, et seda ju tegelikult ei ole võimalik mängida minu vanuses ja üleüldse, et keeruline ta ju on, aga Otsa kool oli selles mõttes ka natuke tagurlik kool, et otsustati, et ma esinen seal konkursil ikkagi selle kavaga, mis mul oli ette nähtud, mis oli natuke eakohasem. aga nagu ma aru saan, ega reaalselt sust siis nagu muusikut ei saanudki, vaid elu viis hoopis kuhugi mujale. Sellega on nüüd niimoodi, et kui ma olin Otsa kooli esimest kursust kordama jäänud, sest Otsa kool oli alguses oli selline kool, mis ei suutnud ära otsustada, kas ta tahab olla siis nagu kutsekool või keskeri õppeasutus või ütleme poolkõrgkooli, siis algselt võeti Otsa kooli sisse siis 9. klassi lõpetanud, aga esimene aasta ei antud keskkooli aineid kõiki. Ja siis, kui otsustati, et tuleb keskkooliaineid tulevad juurde nendele, kes ei ole keskkooli lõpetanud, siis selleks ajaks mul oli esimene aasta juba käidud, siis ma läksin esimesel kursusel tagasi. Etteruttavalt võin öelda, et ka kõik need ained, mis ma seal üldse tegin ja hiljem tegin, sest et Otsa kool ostis nagu siis reaalaineid ostis sisse, minu meelest tollal oli kas 6. või esimene õhtukas. Ühesõnaga kuskilt õhtukast oli mingi mata ja füüsika, aga ütleme keel ja kirjandus ja sellised asjad olid kõik otsas sees. Ja kui ma seal olin nagu nii-öelda teist aastat esimesel kursusel, siis ma vaatasin, et see oli 90. algus, kus kõik tahtsid kiiresti rikkaks saada ja kus olid siis peadpööritavad ajad ja mina vaatasin ka, et nagu paremal juhul siis mis see muusiku elu tähendab, et rabeled 4 kohal, oled kooli õppejõud, eks ole, mängid teatri ja orkestris, teed õhtul bändi, eks ole, kaaslastega veel ja käid kõrtsides mängimas ja lõppkokkuvõttes saad sama palju palka nagu panga kassapidaja. Et siis ma otsustasin hoopiski, et ma lähen rahandusse ja hakkangi kassapidajaks. Kuhu kohta sa läksid kassapidajaks? Ja samas, kui noor sa olid? 15 või 16 või? Ei, ma olin 18 ikka täis ja läksin valuutavahetusse kassapidajaks ja olin 3 aastat kassapidaja. Iga vaba hetk harisin ennast valuutaspekulatsioonide alal ja üritasin ise kõrvalt nagu ka äri teha ja teenida kursimuutuste pealt. Need olid siis huvitavad ajad, kui valuutavahetused ja pangad, kes olid äsja alustanud, siis töötasid Eesti Panga kursi alusel, mida anti kord päevas nagu päevase hilinemisega. Ja kusjuures, kuna 93. aastal internet nagu ei olnud väga veel, ütleme, selline moesõna ja nutitelefon ei olnud, siis kõige kiirem viis, kuidas sa said teada, mis kuskil linnas toimub või milline kurss teistel on, siis selle teada saamiseks sa pidid ise need pangakontorid ja valuutavahetused läbi käima. Ja tihtipeale juhtus ka nii, et ütleme, üks valuutavahetus tahtis müüa midagi ja teine tahtis sama asja osta ja neil olid kursivahedes, need huvid olid näha ja selle pealt oli võimalik teenida. Ja ma ei olnud sugugi ainus, kes nagu käis neid kursse uurimas ja aeg-ajalt tegigi selliseid tehinguid, kas siis pankade või valuutavahetuste vahel. Ja selle eesmärgiga, et see vahelt teenitud papp omale tasku panna. No praegu tundub, et elu oli päris lilleline või raha nagu vist probleemi ei olnud tol hetkel. Ma ei tea, kas meie vaatajate hulgas on nagu Maksuameti esindajaid, aga igal juhul on need ajad nagu nii ammused, et keegi ei saa mitte midagi öelda ega teha. Ilmselt on aegunud ja just. Ja mitte ainult aegunud, vaid ka tolle ajal näiteks ei olnud sellist asja nagu rahapesu. Rahapesu ei olnudki kuritegu, et tolle rahavedu käis ka selline, et võtsid oma sellise suure kohvri või sellise spordikoti ja ladusid selle nagu
kriiki raha täis ja siis käisid ringi sellega niimoodi nagu mingi prügikoll, eks ole, et siukse suure taarakohvriga. Et jah, olid teised ajad. Ma kiirelt küsin vahele, kas sul relva ei olnud siis? Oli ikka. Ma olin hambuni relvastatud tol ajal, et see oli selline huvitav periood, kui oli selline tore võimalus hakata Kaitseliitu toetama ja Kaitseliidu toetajaliikme staatus siis võimaldas osta relvapoest relvad, mis olid tegelikult Kaitseliidule kuulusid, aga mida sina kaitseliitlasena said siis kasutada, käies siis paar korda aastas relvaeksamit tegemas, noh, ütleme õppustel nii-öelda, panid seal Kalašnikovi aja peale kokku, laadisid seal salve, vist salve pidi saama laetud 30 sekundiga, kui ma õigesti mäletan. Ja siis tulistasid ka muidugi nagu, ütleme, märklauda, et see oli nagu täitsa päris selline päris sõjaväelase elu, aga see võimaldas jah, siis need keerulised ajad, kui ülepäeviti pommid lõhkesid või plahvatasid bensiinijaamad ja spordiklubid, et siis sel ajal sai kuidagi ikkagi ära elatud. Ma korraks torkan vahele, mul tuleb meelde 2000-te keskel, kas oli äkki 5-6, ma ei ütle, kus ma töötasin, aga käisid seal ühed kliendid, kes pakkusid ka mulle nii-öelda althõlma seda varianti, et paneme su Kaitseliitu ja põhimõtteliselt saad sa endale relva niimoodi, et sa relvaeksamit tegema minema ei peagi. Kas ta nüüd 2000 keskel enam nii aktuaalne oli, see on nagu küsitav, sest aga 90 keskel oli see täiesti toimis. Kusjuures omapärane oli see, et noh, tollal oli osad tiirud olid ka sellised nii-öelda kinnised ja kas eriüksuste või ütleme selliste karmide turvaärimeeste poolt loodud. Ja noh, tol isegi lõhkekuulid näiteks olid põhimõtteliselt vabamüügis, et noh, hetkel on selline moon on nagu keelatud, mis niimoodi kahjustab. Ja veel, mis oli huvitav, oli see, et põhimõtteliselt oli võimalik nagu näiteks politseipatrulli peatumismärguandeid eirata, kui sa olid nagu rahavedu teostamas. Kas sul oli mingi vilkur siis või millega sa politseile märku andsid, et kuule, tõmba vähe eemale? See oli selline eriluba oli need rahaveokaart, et mis oli seotud sõidukiga ja need sõidukid ei pidanud siis liikluseeskirju eriti järgima, et võisid seal trammi teel sõita ja laste vankrite vahel kuskil kõnniteel ja noh, ühesõnaga mida iganes teha, mida tahtsid. Kas siit tänaval püssi ka lasta? Tänaval ma püssi ei lasknud, et olin selline hästi nunnu, aga ühel suvel ma mäletan küll, et ma olin ka sõitmas ja ma olin kabuurist nagu relva välja võtnud, sellepärast et sest ma tol hetkel olin nagu T-särgis ja lühikeste pükste väel ja siis relv oli mul lihtsalt nagu autoistme peal jalgade vahel ja tol korral mul raha kaasas küll ei olnud või olin ma alles sõitmas raha järele. Ühesõnaga ma peatusin politsei märguandele ja siis tol korral ma jäin seisma, sest mul tol korral nagu see ei olnud rahavedu, mida ma teostasin. Ja siis küll politseinik küsis ka, et kas mul nagu luba ka selle asjanduse jaoks on, mis mul jalga vahel seal on. Et jah, sellised huvitavad mälestused ja ega neid aegu tegelikult väga tagasi ei tahagi, kuigi see on selline nooruse ja romantika ja nunnuses. Palju sa reaalselt siis kokku kühveldasid seda, kui väga saladus ei ole? Mina olen väga vaene ja tagasihoidlik inimene ja mul ei ole mitte mingisuguseid rikkusi. Küll aga ma olen 2 korda lahutanud ja mõlemal korral lahutades justkui sai lahutatud nii, et kõik tehti pooleks, ehk siis vara jäi naisele ja võlad jäid mulle. Et see tundus nagu mõistlik ja ütleme nii, et ma olen nagu rahul, et kui ma ka 2003. aastal, kui ma olin 10 aastat nagu olin 2 valuutavahetust siis ka juhtinud vahepeal, sest ega ma kassapidajaks nagu elu lõpuni jäänud, et ma ikkagi natuke ka tõusin ametiredelil. Ja pärast seda, kui üks valuutavahetus tegevuse lõpetas, siis ma vahepeal müüsin autosid, mis oli ka väga põnev aeg
terve 98. aasta ma müüsin autosid. Seal sai, ma võin automüügist ka pärast veel natuke pikemalt rääkida, sest 98 aasta oli selline põnev aeg, kui tuli uus S-klassi Mercedes tuli turule ja Saksa Mercedes tehas otsustas, et ta Silver autole ei anna ühtegi S-klassi Mersut enne, kui Saksa inimesed on nagu teenindatud. Ja siis minul sõltumatu automüüjana näiteks oli võimalus tuua Saksamaalt nii-öelda pruugitud, aga tegelikult võib-olla mingisugune 5-10 000 kilomeetrit läbi sõitnud S-klassi Mercedeseid, mille eest siis Eesti suurärimehed ja eelkõige siis Vene suurärimehed said oma krutaja tatška kätte nagu õigel ajal ja maksid selle eest 100-150 000 krooni rohkem, kui selle auto nagu tegelik väärtus oli. Tol ajal see oli ju tohutu summa ju S-klassi Mersu eest veel praktiliselt uuest autost me räägime ju. Praktiliselt uuest autost ja ütleme, nad ikkagi ulatasid sinna miljoni kanti uuest peast, et odav lõbu just ei olnud. Ainult 98 müüsid. Mis edasi? Ma müüsin 99. aastal ka, tolla hetkel oli teine huvitav auto, mis tuli turul, oli natuke ümaramate vormidega Nissan Patrol, esimene Patrol, mis meenutas nagu nii-öelda moodsat autot. Ja sellega juhtus ka niimoodi, et Eesti turule eraldatud autod said juba kiiresti otsa ja keegi oodata eriti ei viitsinud. Patroli hind oli seal kuskil 500 000 kanti. Et neid ma tõin Soomest vahepeal, et kus oli siis natukene rohkem ja seal sai siis Fokt-autost ja Nissan Baltist sai natuke mööda mindud, aga oli võimalik müüa ka uusi Patroleid, kui kliente oli, siis klientide raha oli ja olin ka aasta aega tõesti müüsin autosid. Aga 99 läksin valuutavahetusse tagasi, kutsuti sellepärast, et ärimehed arvasid, et minu ajal oli see valuutavahetus, mis tegevuse lõpetas, 98 oli siis, minu ajal oli korras kõik ja siis 99-2003 olin ma siis Investmani nii-öelda tegevjuht. Üsna kõrge lennuga see karjääriredel, kui nii võib öelda, aga mis hetkest see nagu siis otsa sai või miks ta otsa sai? No 2003 mul tunduski, et inimesed nagu väärtustavad raha liiga palju ja väärtustavad valesid asju elus. Et ka mehena mulle tundus vahest, et mind vaadatakse nagu raha pärast, mitte inimesena. Et siis ma otsustasin, ma teen kannapöörde ja hakkan nagu pigem nagu rohkem loomingule rõhku panema. Aastal 2000 olin ma väljanud ka oma esimese luulekogu, mis oli äärmiselt kole, äärmiselt halb raamat. Endal mul on senimaani piinlik, mõned lihtsad inimesed ütlevad, et see oli minu parim luulekogu. Et eks ta selline humoorikas ja emotsemine oli, aga jah, siis ma mõtlesin, et ma peaks minema hoopiski turunduse peale, et copywriteri elu tundus selline unistuste amet. Aga tähendab, ma internetist otsisin üles, et see raamat, mis sa välja andsid, nimi on tal Mõttevabadus, tähendab see luulekogu siis. Ja sa väidad, et sinna on kokku pandud ajavahemikus 93-2000 aasta luule. Mis hetkest sa üleüldse hakkasid luuletama ja kus avanemine üldse nagu tuleb inimesele, et ma nüüd hakkan luuletajaks? Ega ma tegelikult ei ole kunagi nagu luuletajaks hakanudki, et võib-olla oli mul raske lapsepõlv või ühesõnaga mul kuskil 15-16 aastaselt tekkis selline mõte, et kuidagi tuleks need tunded, mida ma tunnen tüdrukute vastu, tuleks nagu kuidagi sõnadesse panna. Üks tütarlaps ütles mulle kunagi, kui me jalutasime umbes tund aega läbi varahommikuse linna, et tema selliste poistega käia nagu küll ei tahaks, kes lihtsalt tund aega vait on, et temal on igav selliste poistega ja siis kuna ma ise olingi selline häbelik ja tagasihoidlik noormees, siis ma mõtlesin, et vaataks, mida siis keegi teine on öelnud nende tunnete kohta, mis ma arvasin, et mul on sees, pulbitsevad.
ja siis suhteliselt varakult avastasin Doris Kareva luule ja see nagu kuidagi puudutas hästi sügavalt ja siis noh, muidugi ma lugesin teisi ka, et siin Viidingut ja Alliksaart ja ühesõnaga ma olin siin täiesti traditsioonilise ja igava luule maitsega, aga kõik see kuidagi nagu sundis kuidagi oma mõtteid ka kirja panema ja tahtsin nagu öelda, mida ma tegelikult tunnen siis. Ja niimoodi ma luuletama hakkasin, ise ma arvasin, et ma luuletan kohutavalt hästi. See on alati kõikide noorte viga, et nad arvavad, et ükskõik, kas nad on siis, annavad välja esimese raamatu või teevad esimese bändi, esimese loo, esimese vlogi või mis iganes nad teevad, et ühesõnaga nad on selle üle väga uhked tavaliselt. Ja õpetajad patsutavad ka seljale ja ma mäletan isegi oma kooliajast, ma kirjutasin kunagi ühe kirjanduskaustiku tahakaanega, kirjutasin mõned luuletused ja siis julgesin neid õpetajale ka näidata ja õpetaja oli ka nendest nii vaimustuses, et siis kuidagi see nagu tähendas, et ma pean nagu jätkama oma luuletamisega. Tahtsin küsida sellist asja, et kas sa mäletad, palju sul esimese raamatu tiraaž oli ja kui kiiresti see otsa sai, sest et ega seda enam poest mitte mingil juhul ei ole võimalik leida ju. Esimest raamatut ma andsin välja, kui ma nüüd ei eksi, siis 200 eksemplari. Ja tol hetkel ma olin ka Ingvar Luhahääre poolt organiseeritud sellise luuleliidu liige. Seal oli siis 2 konkurssi, oli Kuldne Kaseleht ja üks oli Kuldne Kaseleht ja teine oli ka mingisugune konkurss. Ühesõnaga üks oli sügisene ja teine oli kevadine konkurss. Ja siis ma mingi aeg seal võitsin selle ja neid luuletusi trükiti ka kogudes ära ja siis mul tekkis mõte, et peaks oma raamatu nendest kõige parematest luuletustest välja andma. Olin väga ülbe, ise finantseerisin, tiraaž sai otsa, pakun välja kuskil 3-4 kuuga, sest et see oli suhteliselt väike tiraaž, küll aga umbes 20 aastat hiljem, kui mingisugune raamatupood Tartus läks pankroti vanana likvideerimisele, siis sealt ma sain vist 20 raamatust sain 7 tükki tagasi ja neid ma sain veel, ma arvan, mingi 5 aastat tagasi mõned väga õnnelikud ostjad said uue, millel oli hilisem triipkood oli peale kleebitud, sest et kui mina trükkisin, siis ei olnud seda nõuet, et nagu raamatul peab triipkood olema. Tol ajal ametiasutajad ei andnud ka välja neid triipkoode, neid ei saanud elektrooniliselt niimoodi taotleda nagu praegu, et sa lähed sisuliselt netti ja 10 minuti pärast on sul raamat registreeritud, valmis trükitud, küljendatud ja homme saad tiraaži kätte. Et tollal oli see asi kõik käis kuidagi karmimalt. Ja see võttis aega, alati nende ostuosakondade tuli seal jaurata kõik poed eraldi, sellepärast et praegu on meil põhimõtteliselt rahvaraamat hulgisse ja viskad oma tiraaži sinna ja sealt läheb kõik asi edasi kõikidesse poodisse, kõikidesse linnadesse. Aga tol ajal käis see niimoodi, et sa käisid ja palvetasid seal iga raamatupoe ostujuhi juures, et kuule, et äkki nüüd võtaks seda väga nunnut roosa kaanega. Ma olen 2 luulekogu olen teinud meelega roosa kaanega, sellepärast, et esiteks roosa on mu lemmikvärv ja teiseks, kui muidu raamatud on sellised igavad ja hallid, eriti nad olid igavad seal 90. lõpus, 2000. alguses, kui oli paberikriisi aeg ka ja trükiti sellisele tualettpaberile praktiliselt, et siis minu raamat, mis oli sellise roosa neooniga tuli sealt välja, et siis see kuidagi torkas silma ja läks hästi kaubaks. Palju sa nüüd tegelikult nagu sahtlis oled kirjutanud, mis jäi sealt raamatust üleüldse välja? Tähendab, kõigepealt ma tahan rõhutada, et seda esimest luulekogu ma väga häbenen, sellepärast et seal on võib-olla umbes kolmandik sellest, mis ma noorest peast kirjutasin ja kohati see, mida ma seal noorest peast kirjutasin, see oli ikka täielik saast. See, mis sinna kaante vahele jõudis, see oli ka paras saast, aga see oli natuke parem saast. Et küll ma luuletasin nagu selles mõttes edasi, et ma sahtlisse ei kirjutanud, vaid ma andsin järgemööda veel igasuguseid raamatuid välja. Et pärast seda mul ilmunud veel 3 siis autorikogu ja siis mõnedes teistes raamatutes, kas siis ütleme
luuletus või paar või 3 või 10, eks ole, et aeg-ajalt on sellistes koondkogudes ka mu luuletusi olnud. Ja siis ka ühe jutukogu olen välja andnud, et ega ma sahtlist tegelikult väga ei kirjuta, aga küll ma üritan nagu jätkata sellega, mis mul noorest peast väga ei õnnestunud, et ehk siis ma natuke karmima toimetaja käega käin üle ja on asja, mida ma ikkagi ei ole nõus avaldama, mis on nagu ikkagi on sodi, mis on mõeldud, ütleme lembeoosse võid tüdrukul käest kinni hoida ja kui ta on natuke veini ka joonud, siis ta ei saa aru, kui halb see luule on, aga muidu ikkagi jah, tasub ikkagi väärt kraami välja anda. Ma kuulasin ühte podcasti või see ei olnudki otseselt podcast, see oli ilmselt kuskil mingisugune etendus, mis oli üles lindistatud äkki, kui see on hiljem, aga seal sa korraks mainid, et sa oled osalenud ühel teatrietendusel, millal ja kuidas see juhtus? Selle teatriga oli selline lugu, et üks mu kunagine orkestrikaaslane, kes on hetkel ühe teatrijuht, harrastusteater on see küll, Teatrum Hospitalis, ja kus siis käib selline, ikkagi üritatakse etendus välja tuua ka, kuigi praegu koroona ajal loomulikult ei toimu midagi. Aga oli üks selline, ma arvan, et see oli Akadeemia lõpetanud tütarlaps, kes kirjutas selle läbi jäätunud klaasi etenduse, mis siis kajastas Ott Tarderi elu ja seda, kuidas nagu mitte siis minu vanused, vaid veel palju vanemad ja kuulsamad luuletajad elasid ja trippisid, armastasid ja jõid. Ja selles etenduses õnnestus mängida Leonhard Lapinit, keda ma väga austan, kes on nagu täielik multitalent ja ääretult sõbralik ja tore inimene. Aga kuna ma siin natuke ümarik olen ja Essi susistan, siis see teatrijuht siis arvaski, et ma sobin Leod mängima. See on tegelikult huvitav lugu ja selle ma räägin ikkagi, kasutan võimalust ja räägin selle loo ära. Ehk siis, et see teatrijuht ütles, et vaata, et Laurito, et sulle meeldivad nagu noored naised, eks ole, ja oled siuke ümargune ja ajad naistel ligi ja susistad Essi ja Leo on samasugune, et tule teatrisse. Ja siis mina mõtlesin, et palju seal siis seda sõnalist osa on, et ma väga palju töö kõrvalt nagu pähe küll ei viitsi õppida. Ja proovid tundusid ka selline lisakohustus veel. Aga nõus ma sellega olin. Mingi hetk nägin Leod ka Kuku klubis ja ütlesin, et Leonhard, et vaata, et sina oled pervert, mina olen pervert, mõlemad on paksud, mõlemad on luuletajad, mõlemad on naistemehed. Siis Leo ütles niimoodi, et vaata, Laurito, sina võid ju pervert olla, aga mina olen armastuskunsti suurmeister. Ja selleks mulle nii hinge, et ma siis nagu suhteliselt niimoodi sama auruga üritasin siis seda Leod ka kehastada, sellist mõttetarka ja sellist toredat inimest. Ja see etendus oli selles mõttes oli väga tore etendus, et kõik need lavastused, mis ette kanti, need olid alati ette läbi müüdud. Lõpuks me läksime sinna isegi Draamateatrisse, kolisime edasi, sellepärast et Draamateatri väikeses saalis oli natuke rohkem ruumi kui seal Vene tänava saalis, et sai rohkem kohti müüa siis ja Järepanu minu meelest see etendus oli kas 3 või 4 aastat isegi oli nagu kavas sees ja me seda mängisime. Et selline muusikaline etendus ja hästi nunnu. Aga mis aastatel see nüüd oli, värskenda mu mälu? No sa tõesti arvad, et ma mäletan, millal see oli või? Mul on niimoodi, et kui ma viimaste naiste nimed meelde tuletan, aga arvata, et ma nüüd nagu muid asju ka mäletan, seda ei julge lubada. Ma eeldan, et see oli kuskil aastal 2016 kuni äkki mingi 2018 oli, 16-18, ma arvan, et oli kindlasti 3 aastat, kui need etendused käisid. Tegelikult selles mõttes on suhteliselt, kui nii võtta, siis hiljuti. Mulle meenub tegelikult, me oleme koos töötanud ühes ettevõttes ja sa ütlesid, et
sa mängisid ühes filmis, kui ma nüüd ei eksi, oli see Riigimehed ja aasta oli äkki 2010 ja sa mingisugust IT-meest mängisid seal. Kuidas sa sinna sattusid? No filmides ma tegelikult olen ka päris palju mänginud ja reklaamides ja ma lihtsalt olen harrastusnäitlejana olen nagu arvel ja aeg-ajalt ma käin castingul ja kui mind kutsutakse, viimane selline suur lavatükk oli see, kui ma istusin saunalaval ja minu karvane kõht oli maailmakuulus, kuna see peategelane näitlejanna oli siis täpselt minu kõhu ees seal laval istus. See oli üks saksa reklaam. Aga jah, seal Riigimeestes ma olin IT-spetsialist. See pakkumine tuli ka niimoodi. Aeg-ajalt valitakse mingisugused sobivad tüpaažid välja ja siis kutsutakse castingule ja kui kõik sobib, siis käiku lähebki. Natuke makstakse raha ka. Selle päeva eest on nagu tasu tavaliselt mingisugune 200-300 eurot. On ka tudengifilmides makstakse vähem, mõnikord ei maksta üldse. Viimasel ma nii ülbeks teinud, et ma tasuta kohtades ei käi ja kui liiga vähe pakutakse, siis ma ka ei lähe. Aga kui siin veel meenutada, kus ma käinud olen, siis selgeltnägijate tuleproovis ma mängisin ratastooli invaliidi, kus tubli pooltel juhtudel valitigi mind invaliidiks. See oli sellepärast, et ma arvan, et see võis olla kuskil 2012 äkki või 2011 või niimoodi, umbes 10 aastat tagasi. Siis ma sain tund aega ratastooliga sõitmist harjutada ja kui need nii-öelda selgeltnägijad, kes nagu mitte midagi ei taibanud, kui nad tulid sinna nagu liiga lähedale ratastoolile, siis selleks, et kokkupõrget vältida või nagu anda neile ruumi mööda minemiseks, siis kui ratast keerati erineval suunal, siis see nagu ratastool niimoodi professionaalselt liigub nagu külg ees või niimoodi natuke nagu ja see sama liigutusega ma petsin nagu väga paljud ära, et kui inimene nagu nii vabalt ratastooli kasutab, et siis järelikult ju ta ikkagi on päris invaliid. Ja siis üks selgeltnägija mul eriti meelde jäänud, sellepärast et ta ei olnud nõus ka, et ma ikkagi ei ole see päris invaliid. Tema pidas õigeks seda, et mul alakehas üldse energiat ei ole ja kui ma ei ole invaliid, siis ma kohe jään. Nii et sellest on nüüd tubli 10 aastat möödas ja mis siin salata, ei ole jäänud veel invaliidiks ja alakehas on energiat ka endiselt, nii et Nüüd on see koht, kus sa üritad 3 korda üle õla, vaata, nii igaks juhuks. No võimalik jah, aga jah, et ma olen siin filmides ja reklaamides ja kohtas ikka olen esinenud ja mänginud ka, et siin vahepeal oli näiteks Kadri Kõusarel oli film Kohtunik, kus ma siis kehastasin kirikus lapsevanemat, olin nagu publikuks seal ja mõnikord ikka jah, mind kutsutakse mängima igasugused imelikke inimesi või mitte imelikke inimesi, et Okei, väga veider. Aga räägi mulle sellist asja, sinu varasem luule ja sinu praegune luule on ju reaalselt nagu öö ja päev. Selles suhtes, et kuidas ma nüüd ilusti ütlen seda praegune luule, siis ütleme, et ei ole mõeldud alaealistele, kui see on nüüd õige väljend on. See oleneb nüüd, kuidas seda nagu tõlgendada. Kui me mõtleme nagu alaealised, siis neile meeldib ropendamine. Tavalistele inimestele ka meeldib ropendamine. Et üks põhjus, miks ma hakkasin kirjutama sellist ümberauguluulet, mis on ka täiesti saadaval seal ümberaugu kogumikus, mis ongi kokku pandud ainult sellistest ütleme üheteemalistest luuletustest, et ma vaatasin nagu turundaja pilguga, vaatasin seda publikut ja sain aru, et tegelikult keskmine luuletarbija siis tahab, et tuleks kultuuriinimene, tuleks lavale ja ütleks mikrofoni perse. Ja ma siis turundasingi ennast nagu
mitte nagu emoluuletajad, nagu ma esimese luulekoguga üritasin rääkida õnnetust armastusest ja natukene võib-olla valitsuskriitilist poliitilist pila teha, et üldse nagu filosoofiliselt läheneda ühiskonna kitsaskohtadele. Et see tundus, et see on kõik nagu vale, et see on jama, et palju kindlam on ikkagi selle verse peale minna. Ilmselt tundub, et väga mööda sa ka vist ei pannud, eks ole, selles suhtes, et ma kuulasin, endiselt ma räägin sellest etenduse salvestusest, kus sa siis ka loed oma luuletusi ja tutvustad oma raamatuid. Batman ja Robin, selles mõttes, et see ei ole ju otseselt tegelikult sinu luule, see on kaverdatud Eesti luuletajatelt ju, lihtsalt sa oled natuke neid ringi teinud. See Batman ja Robini projekt oli tegelikult koostöös Toomas F. Aru ja Sven Kivisildnikuga. Ja Toomas F. Aru, kes on kirjutanud ka suurepärase luulekogu Tahaks keppi jää ääre saatel, siis meil tekkis mõte või õigemini Toomasel tekkis mõte, et selleks, et nagu noorsugu jälle luule juurde tagasi tuua, selleks tuleks see klassikaline värk ümber kirjutada pornovõtmes. Ja seda me siis tegimegi, me võtsime sellised klassikalised palad, tõesti coverdasime neid või kirjutasime ringi ja see Tule jumal appi Eesti kirjandus, see raamat see sai väga-väga kiiresti otsa. See sai nii kiiresti otsa, et see oli lihtsalt nagu sõrmenipsuga ja oligi läbi. Võib-olla selle üks põhjus on ka see, et selle luulekogu, minu teada maailma ainus luulekogu esitus, mis üldse on kunagi toimus Stripiklubis. Et kui tavalisel raamatu esitusel käivad 2 mammit, endist kirjandusõpetajat, 3 raamatukogu töötajat ja see ongi enam kogu publik, siis luuleraamatu esitlus Tartu Stripiklubis oli umbes samasugune mürtsuga projekt, nagu kunagi Kaur Kender tegi Olavi Ruitlasega tegi Patareis siis sellist nii-öelda kurikarjas etendust, kus oli ka siis ütleme räpparid ja sellised otsema ütlemisega luuletajad koos ja kus oli sadu ja isegi tuhandeid inimesi publiku hulgas. Et see on, kui teha show'd, siis teha ikka nii, et asi toimiks. Sealt tuli ka üks huvitav seik välja, minu meelest, ma räägin sellest podcastist, mida ma nüüd kuulasin, eks. Sa rääkisid, et sa käisid ühte raamatut esitlemas ka Rockiklubis ja eeldasid, et sinna tulevad rokkarid kokku õlut jooma ja sa võtsid sealt kaasa, ilmselt oli see luuleõhtu vist, eks? See oli luuleõhtu, jah. Ja sa võtsid kaasa kõige roppumad luuleread, mis sa oled kirjutanud, aga see õhtu läks hoopis teistmoodi. Ja mul tekkiski küsimus, et mismoodi see läks täpsemalt? Minu meelest selle baari nimi oli Woodstock. Ühesõnaga, see on seal kuskil Tatari kandis või seal see koht, kus pronksi ja mässu ajal siis vastu hakati. Ja minu teada see on jah Rockiklubi ja ma kutsin ette, et seal on siis habemikud Harley Davidsoniga sõitvad karvu kasvanud, nahka riietunud mehed. Aga enne imet tõepoolest sinna oli kogunenud selline pensionieelses vanuses naispublik ja siis oligi üks daam tuli mulle pärast juurde ja ütles, et jah, et ma tean teid kultuuriinimesi küll, et te olete nagu ropud ja joote ja laaverdate ja aeg-ajalt šokeerite publikut, aga seda, et keegi tuleb lava peale onaneerima, seda ma nägin küll esimest korda. Kas see oli ainuke tagasiside või selles mõttes rahvas ikka oli seal lõpuni või mindi poole pealt minema? Kuidas selle asjaga jäi nüüd? Eks nad ikka kuulasid lõpuni ja kuulasid huviga. Negatiivset tagasisidet ei olnud, küll paistis välja, et nagu mõni on šokeeritud, sest et see seal kavas, nii-öelda ropus kavas ongi mul need
väga paljud need sellised klassikalise luuleporno tõlgendused ja tol korral, noh, see on ka ainus kord, kui ma niimoodi olen ämbrisse astunud, et ma olen nagu publiku meelsuse eelneva hindamisega täiesti puusse pannud, et noh, turundajana ja analüütikuna ma ikkagi tavaliselt tean, mida ma teen, aga tol korral läks jah natuke nihu ja sellest ajast alates on mul kombeks igale luuleetendusele kaasa võtta 2 kava. Üks on siis see nii-öelda porno ja teine on see pehme kava selline, mis läheb käiku siis, kui keegi ei taha, et keegi tuleks lavale ja ütleks perse, et siis jääb see kuupoole õhkamine käiku. See on väga mõistlik ja vigadest õpitaksegi. Mida paljud muidugi ei tea, on see, et sa oled ka kirglik mesinik. Kuidas sa jõudsid sihukese huvitava ametini, et hakkasid mesilasi pidama? Mul tegelikult mina ei hakanudki mesilasi pidama, mesilased hakkasid mind pidama, aga alguses sai see niimoodi, et vanaema oli mesinik ja vanaema oli vaja aidata, aga isa mul kardab mesilasi. Ja siis kuidagi tundus loogiline see, et mina ajan vatti selga ja mütsi pähe ja annan siis kõrvalt suitsu või siis kangutan raame lahti ja puhastan neid lippe ja panen kärje põhjasid traadi külge ja pingutan traate ja ravin mesilasi, et ka ütleme oma elu aastate lõpupoole siis vanaema ikkagi väga tegus ei olnud, et siis mesilased jäidki kuidagi automaatselt mulle pidada. Ja kuna ma ise ostsin tol ajal sinna vanaema lähedale talu, meil oli vahet oli kõigest 6 kilomeetrit, siis kuidagi tundus loogiline, kui mul õnnestus rummust ühest mesilast ära osta nagu kogu tehnika ja tarud, mis seal olid, siis ja tegelesin ma ise tol ajal ka ühe mahetalu siis sellise mesila hooldamise ja turundamisega. Ja noh, ma tegin seal muid asju ka, müüsin liha, tegin vorsti, nõnda edasi. Keitsin moose, tegin selliseid restorani köögi menüüd valisin. Et ühesõnaga sai tootearenduses panustatud ja see mesiniku amet tundus selline hea rahulik ja lihtne äri, et umbes nagu valuuta või aktsiaturu vaatamine, et lihtsalt istud, sügad lõuga ja pilved liiguvad taeval ja muudkui kantakse sulle vara kokku, eks. Et ise ei ole midagi teha ja muudkui raha tuleb uksest ja aknast. Aga oleme nüüd ausad, reaalsus on hoopis tegelikult ju midagi muud ka. Ju olen isegi nii-öelda väikest viisi mesinik, et päris nii lihtsalt see asi ikkagi ei käi ju. Ma olen sinuga täiesti nõus. Kusjuures ma pean tunnistama, et mul endal on umbes 4-5 aastat on väga selline halb aeg olnud. No see aasta on täpselt samamoodi, et need temperatuuri kõikumised on kuidagi väga suured ja kui lumi sulab ära ja siis järgmine hetk tõmbab külmaks, siis tavaliselt mesilastel selline asi ei meeldi. Või kui ongi niimoodi, et üks päev on siin 5-10 pluss kraadi, eriti veel, kui ta on siin, ütleme, veebruari lõpus, märtsi alguses, kus juba on nii-öelda kevadaeg, kui kobar tuleb lahti, eks ole, ja nad põhimõtteliselt tahaksid juba nii-öelda ärgata ja enam hakata ja siis järsku tõmbab külmaks ära, et siis on päris kindel, et pere hukkub. Ja eks nendega on ikkagi tööd ka selle ravimisega ja muud mured, et mul endal on viimastel aastatel mesilaste jaoks liiga vähe aega ka jäänud ja tuleb tunnistada jah, et see on mõnes mõttes on töö. See on tegelikult rohkem kui töö, igal juhul hobi on ta, hobina ta kohe kindlasti nagu, tähendab sobib, kui sul on, ütleme, 2 taru. Kui sul on juba, läheb neid tarusid rohkem, siis ta läheb juba natukene töömoodi asjaks, ja peale tööd seda teha, sa pead ikka aega leidma, sa pead korra nädalas nad kindlasti läbi vaatama,
et seal mingisuguseid üllatusi ei oleks ja nii edasi. Kuidas sul viimaste aastate meesaak on olnud? Väga kesine. Et kui mul, ütleme, hiilgeaegadel mul juhtus ka selliseid aastaid tulema, kus ma sain ühelt perelt 100 kilomet, mis on nagu väga-väga hea saak. Täiesti tüüpiline oli see, et ma sain 50 kilo pere pealt ja magasin ikka suve jooksul tuli 3-4 tükki, pluss siis alt veel käärgi juurde. Ma ise kasutan lamavtarusid, mis tegelikult ei ole professionaalse mesiniku hinnangul ei ole nagu tootmiseks, ei ole sobivad üldse, aga mina olen samamoodi nagu vanaema pensionärina, et ikkagi harrastusmesinik ja lamavtarus on tunduvalt lihtsam neid kärgi seal lapata niimoodi, et sa ei pea muretsema, et sul ema kuskile roosisse ära kaob või mingeid muid jamasid juhtub. Et ühesõnaga lamavtarud mulle meeldivad. Aga saak on viimasel ajal olnud väga väike, et kui ütleme hiilgeaastatel ikkagi tekkis mul oma klientuur, kes senimaani nüüd siis saamata juba mitu aastat minu käest mett või saades ainult pool kogust või vähem kui peaks, siis nad on ootel ja tahaks mett saada, aga mul ei ole neile pakkuda nii palju, kui vaja oleks. Ma olen sinuga selles mõttes täitsa ühes samas paadis, et ka minul on väga-väga kehvad aastad olnud. Mul on 4 taru ja 4 taru peale ma saan põhimõtteliselt viimased 2-3 aastat olen saanud ainult oma tarbeks ja seda ma olen ka teinud. Oma tarbeks see tähendab seda siis kuni 10 kilo. Päris tühjaks ma neid ei ole teinud. Olen ikka neile ka jätnud, pluss suhkruvesi, eks ole, et päris suhkruvee peal nad üle talve ei taha tulla nagu. See on ka selline, ütleme, jätkusuutlik majandamine, et kui on nagu halvad aastad ja sa näed juba, et ei tule eriti nagu saaki, siis mina ka mitte kunagi ei võta nende mett ära, et neile hakata siis nagu nii-öelda nullist suht söötma, et ma jätan neile praktiliselt, kui ma näen, et on halb aasta konkreetselt, et magasinid täituvad aeglaselt ja kuidagi vaevaliselt, siis ma tavaliselt alt ei hakka üldse koorima midagi, et äärmisel juhul koondamisel sügisel võtan ära mõlemast äärest mingi 2 kärge, aga see ongi niimoodi, et kui magasin 10 kilo, eks ole, ja a la 2 kilo on kärg umbes, 4 kärge korjad ära sealt, ongi 20 kilo taru pealt, et see on nagu väga vähe ikkagi. See on tõesti vähe, jah. Aga eks see kliima ole palju muutunud ja ma ei tea, kuidas sinu juures on, aga minu juures on siin see ehitustegevus on tohutult hoogustunud ja korjemaad on jäänud aina vähemaks, et ilmselt ma pean oma 4 tarust siiski ma ei tea, 2 peale minema, et vist oleks enam-vähem okei, aga eks paistab, võib-olla tuleb hea suvi ja näeme. Liigume korraks tagasi luule peale. On sul nüüd midagi lähiajal ka välja tulemas? Luuletusi ma hetkel ei ilmuta, ei kirjuta. Kirjutan nii harva, et see ei ole isegi kõne väärt. Pigem ma arvan, et ma jätkan mingi hetk, annan välja järgmise novelleti-kogu. Tegelikult on üks raamat veel, mis on nagu trükisoe, mis on mõeldud siis suunaga noortele elukutse valikul, mis on siis selline humoristlik a la Hunt Kriimsilma 9 ametit vist oli või 100 ametit või palju tal neid oli. Ühesõnaga, mul oli kunagi ambitsioon oli kirjutada see Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks siis 100 ametit, kus siis võetaksegi nagu kõikide selliste elukutsete telgitagused lahti ja see oleks olnud suhteliselt ühiskonnakriitiline ja rääkinud sellest, kuidas on võimalik teeselda töö tegemist, pärast siis omanikud, ülemused teesklevad, et maksavad selle palka ja sellest ma ei ole sellega edasi jõudnud kuidagi eriti, aga ma üldse ei välista, ma ikkagi mingi hetk kirjutan ta lõpuni ja annan välja, sellepärast et sellest on tubli 3 kuni pool on olemas, kas siis ütleme tekstikatketena või isegi suhteliselt juba natuke toimetatud tekstidena.
et ühesõnaga kaks proosateost ikkagi on nagu teoreetiliselt soolas, aga ootavad paremaid aegu. Ma loodan, et nüüd see aasta algas küll hästi ja loodan, et läheb edasi veel paremini, et äkki jääb natuke rohkem aega siis mesilaste ja kirjutamise jaoks. See on muidugi väga meeldiv kuulda. Ma tahtsin küsida juba ammu, mul jutt lippas nii ruttu, et mul jäi see küsimus esitamata, ma küsin nüüd selle. Kus kohas sa ammutad inspiratsiooni kui sellist? Kas sa istud maha ja mõtled, et nüüd ma hakkan kirjutama või see tuleb täiesti näiteks ärkad öösel üles, nüüd tuli? Inspiratsiooni ma võtan eelkõige siis igapäevaelust, mind ümbritsevatelt inimestelt ja iga päev tegelikult pakub mingeid selliseid avastamisrõõme. Siin on küll üks väike oht, ehk siis, et kui kirjutada päris elust või sellest, mis ja kes sind ümbritsevad, siis mõned inimesed võivad ennast sinu teostes ära tunda ja siis nad on hirmus solvunud pärast. Aga tegelikult minu meelest on see kirjutamise juures paratamatu, et kui sul on selline ühiskondlik närv on nagu pingul või terav, et siis sa märkad neid kitsaskohti ja vajakajäämisi ja siis paned nad oma teostesse või siis artiklitesse, kui sa oled ajakirjanik. Aga kuna ma viimasel ajal meedias enam ei avalda eriti, siis ainus võimalus ongi ilukirjandus. Ja ilukirjandus, kui sa võtad mingisugused suvalised tegelased, siis nemad võivad ju lollina käituda ja pärast siis lugeja loebki, vaatab, et kus on poisil alles hea fantaasia, eks ole, selle asemel, et tegelikult mõista, et tegelikult see, kes iganes Vello või Indrek või Andres, eks ole, kes seal teoses nagu askeldavad ja toimetavad, et need on tegelikult päris inimesed, et see elab seal Kopli 63 ja see on seal tegelikult, ma ei tea, teisel aadressil elab, aga see on hoopis see tüdruk ja et ühesõnaga päris inimesed on kõigega selle taga. Kas sul tänane selline, ütleme, bardak, mis meil valitsuses toimub ja kõik see tants ja trall, kas ei ole nagu tekitanud sust inspiratsiooni, et kurat, nüüd laiataks raisk? Eks see poliitika on ikka südamelähedane ka ja tõepoolest neid lolle on sinna pukki roninud natuke liiga palju, et eelkõige minu mõnest vanasti, kui ma olin 25, siis ma arvasin, et nagu alla 40-aastased ei tohiks valitsuses olla. Nüüd ma arvan, et nagu alla 60-aastased vist või alla 55-aastased ei tohiks olla, et kuidagi see on nihkunud jah, see niimoodi nagu vanusepiiri ülespoole või see, ütleme, IQ nõue on kuidagi kasvanud vanusega mul ka, et nagu ma esitan poliitikutele kõrgemaid nõudmisi. Et kindlasti sellest hakkab sündima huumorit ja seda aeg-ajalt sünnib siin iga päev, et kui ka vaatad nagu ajalehte, siis sa tegelikult ei saagi aru, kas nutta või naerda, sellepärast et ajakirjanikud on idioodid, eks ole, poliitikud on idioodid, ümberringi on ainult mingisugused idioodid, ajavad oma idiootlikke asju, toimetavad oma ahvide tegemisi. Ma õnneks veel ütlen, et nagu päris meedias nii-öelda on veel selline suhtkoht enam-vähem nibin-nabin, aga näiteks need YouTuberid ja influencerid ja seal on see lollus tuleb ikka küll eriti selgelt esile, et siis vahest vaatad ja ohkad ja hoiad kahe käega peast kinni ja mõtled, et kuhu me ikkagi liigume nüüd siis ühiskonnana. Aga sa ju ise postitad ju sotsiaalmeediasse praktiliselt iga päev ja ütleme niimoodi, et need on ju kõik ju ikkagi pilkena mõeldud, need postitused. Niivõrd kuivõrd, et sotsiaalmeedias ma olen suhteliselt selline vabaks lasknud ennast, kuna ma sotsiaalmeedias ei tegutsegi nagu mitte päris inimesena, nagu mõned inimesed arvavad, et Facebook on elu või nagu vanasti oli Reit oli elu. Et minu jaoks on see loominguline roll, mida ma sotsiaalmeedias mängin ja see
selline tabudeta või ütleme piirideta, et ma kunagi kirjutasin ka oma Facebooki postitusse, et selgituseks, et kui meil EU on nagu viisavaba, et siis paluks ka minu loomingut võtta niimoodi nagu ilma piirideta, et noh, siin mingisugused enesekontroll või ütleme, selline inimlik viisakus või mingid sellised asjad nagu üldse ei piira loomeinimese loomingut. Et kui ma ka Tartus vahepeal olin, siis meil oli selline kommuunimaja, kus täiesti tüüpiline oli see, et võeti lahti 5-liitrised veinipakid, kõikide läpakad telefonid rändasid keset lauda, klahvilukke peale ei olnud, kõik, kes tahtsid, võisid kirjutada, mida tahtsid, ükskõik kui täis olid, ükskõik mis oli, ükskõik millisele kontaktile ja keegi ei pannud pahaks nagu. Et noh, tänapäeva maailm on selles mõttes natukene piirangu rohkem, et siin on niimoodi, et kui sa juhtud kellegi teise telefonilt, noh, ma hüpoteetiliselt, ma utreerin natukene, aga saadad mingisugusele valele inimesele, saadad mingisuguse teate või kirja, eks ole, oma arust teed nalja, eks ole, aga see teine loll on selline tundlev lumehelbeke, kes ei saa aru, et see oli naljana mõeldud või lihtsalt selline jauramine. Ja ühel hetkel on siis koputab keegi ukse peale ja pannakse käed raudu ja viiakse kuskile ära, et ega siin enam nalja ei ole jah, et päris isegi loomingulised inimesed ei saa enam tunda ennast lõpuni vabana. See maailm on sinnapoole liikunud küll ja päris tugevasti, jah, selles suhtes on sul õigus. Ma nüüd hakkame otsi kokku tõmbama, ma tahaks küsida, kas sind on kuskil luuleõhtul ka nüüd tulevikus või lähitulevikus näha, et kes soovib nagu tulla kuulama su luulet, et oleks selline võimalus. Ma saan aru, et praegu on koroonaaeg, aga vaikselt ju kõik asjad lähevad lahti juba. Kui need nii-öelda meelelahutusasutused lahti lähevad, eks ma kuhugi ikka jõuan. Tõsi, kuna ma hetkel ikkagi panustan eelkõige ametialasele eneseteostusele ja oma ettevõtte käima lükkamisele 2 aastat järjest, siis see tähendabki, et minu nii-öelda loomingulised esinemised on tavaliselt siis aastase või 1,5-aastase viivitusega, et kui siin oli vahepeal üks korporatsioon, kes tahtis hirmsasti, et ma nende peol esineks, siis 2 aastat ootasid. Nii on elu, noh. Et siin ei olegi midagi teha, et kui tahta mind esinema, siis tuleb kokku leppida ja loota, et palvetada, et kõik laabuks, et ega ma ei oskagi midagi muud siin soovida. Selge, aga ma väga tänan, et sa leidsid aega ja läbi astuda mu juurest ja väikse intervjuu mulle anda ja kindlasti on inimesi, kes ei teadnud seda, mida sa rääkisid ja mul on hea meel, et sai siin natuke rohkem tundma õppida. Suur tänu sulle. Aitäh, et sa mind kutsusid ja loodame, et saade oli huvitav. Suur aitäh, et vaatama tulite või kuulama. Saate leiab YouTube'ist R33 jutukuubik ja Spotify'st siis lihtsalt jutukuubik. Näeme jälle ja kuuleme jälle. Nägemiseni. Nägemiseni.